On reedene päev, Hard Rock laagri uksed tehti just äsja lahti vist tund tagasi, kas see vastab tõele? Kui kell on 3, siis tehti kell 2 ja tund tagasi. Tund tagasi tehti väravad lahti, inimesed vaikselt kogunevad. Püüdsin algava melu seest kinni Kaido Havandi ja Traksi, sina oled see põhiboss siin, et räägi siis, mis on selle aastased sellised põhipeibutised, miks peab tulema Hard Rock laagrisse need, kes pole veel teele asunud? Need, kes pole teele asunud, peaks kõigepealt aknast välja vaatama. Ma arvan, et üle Eesti on väga-väga hea ilm ja täpselt selline festivali ilm, nagu me ootasime. Ma loodan, et see püsib veel mitu päeva, vähemalt nii on lubatud ja see ju ongi kõige alus, et tuntakse ennast hästi. Jook on külm, ilm on soe, bändid on väga head. Väga hea põhjus tulla. Räägi siis, millised on need põhibändid, keda kindlasti peab nägema sel aastal? Need on ikkagi päris hea pinu selles mõttes, et kuigi bändid, kuna nad ühel ajal ei saa esineda, siis arvatakse, et see viimane bänd on alati peaesineja. Et ma ise leian, et meil on neid peaesinejaid ikkagi päris mitu, et siin nii väiksel laval meie selja taga, kui ka suurel laval, kus juba müristatakse. Ja suure lava siis sellised väljamaa bändid sel aastal on meil Wolf Rootsist, niisugune väga hea heavy metal. Siis seal edasi on Threshold, mis on üks väga haruldane ja väga hea proge rockibänd. Ja õhtu lõpetab siis Anal Natrak, mis on Briti selline väga tugev lammutamine. Aga enne seda veel Metsatöll, ka nagu peaesineja masti. Enne seda veel Deformation meil on soundchecki tegemas praegu, nii et õhtu tuleb väga-väga hea. Ja homme? Homme on nüüd veel pikem päev, sest kui me praegu räägime kell 3 ja ükski bänd pole veel pihta hakanud, siis homme juba esimene bänd läheb kell 12 peale. Enne seda on heavy aeroobika meil loomulikult. Ja peale seda meil tuleb siis... Ma olen vastuse võlgu, palju neid bändi järgmisel päeval on, rohkem kui täna igal juhul, 12 kuni keskööni läheb välja ja ütlen siis lihtsalt need õhtu põhimagnetid, et A-laval loomulikult Kosmikud, siis on meil uue plaadiga just välja tulnud Herald, Eesti niisugune heavy lipulaevake, siis on meil Shining, väga selline põnev ja misantroopne bänd Rootsist, kelle lived, kõik on niisugused kordumatud, et tasub vähemalt korra elus ära näha. Meil on seal Candlemass. Kas Omne täht on Caliban? Candlemass on kindlasti teenekam ja kuulsam, aga Candlemass esineb enne neid, seal on paljuski on lendudes kinni, paljuski muudes kaalutlustes. Candlemass mängib stiilipuhast algupärast doom metalit, ta on andnud aluse tervetele põlvkondadele muusikutele, Rootsis Grammiga pärjatud ja selline teeneline bänd. Caliban on selline noorem ja uuem bänd, aga samuti juba teeneline, neil on väga sellised head karmid kaasakiskvad riffid ja kaasalauldavad refräänid, et nemad on võib-olla hetkel lihtsalt maailmas populaarsemad, nemad on rohkem fookuses. Nüüd need välismaa bändid, kes tulevad, kas sul on midagi huvitavat rääkida, kas nad soovivad midagi ekstra lava taha ka? Korraldajal telefon heliseb. Midagi väga erilist ei ole, meil on mõistlike bändidega mõistlik festival mõistlikutele inimestele. Too mõni näide, kas midagi, mida nad üldjuhul soovivad? Ja vist mul on Raiderist on silma jäänud mingid sellised punktid nagu, et party material'i peaks olema, siis et peab nuputama, mis nende jaoks on, et kes tahab seal, kes tahab mingid lauamänge, kes tahab midagi muud. Aga üldiselt on tegelikult väga mõistlikud, mul ei ole siin nagu sellist mõnusat publiku konksu nagu välja panna, et bänd tellis seda, et bänd tegelikult kõik on üllatus inimesed, kõik, kes siia tulevad, tahavad veeta selle päeva, mitte nüüd väga palju erinevalt kui see, mis nad teistelgi festivalidel on ja see ei pea olema nende jaoks nüüd mingi tohutu maailma kõige erilisem sündmus, et kõik võimalikud lollused korraldavalt välja nõuda. Et tegelikult on ikkagi selleks söök-jook võimalikult mitmekesine, et see igal pool ei oleks neil alati ühesugune ja siis on nad rahul ja edasi nad juba keskenduvad ikkagi esinemiseks. Räägi taaskord juba teist korda küsin ma sinu käest sellise küsimuse, et mida on siin teha inimesel, kes ei ole nii raske muusika austaja? Kas tema leiabki enda jaoks siit meelelahutust? Kui inimesele muusika üldse ei meeldi, siis mõtet on tulla, aga ega me ei ole nagu selles suhtes, me oleme siiski muusikafestival, seda ma alati toonitan, et me ei seo ennast mingite muude atraktsioonidega, otseselt mingite muude hobide, huvialadega, kes tahab, võib siin ujumas käia kiigul, kiikingut harrastada, aga see ei ole see, milleks see festival on ehitatud. Aga ega me ei ole ka otseselt nüüd see kõige nagu ainult raskele muusikale orienteeritud, siin juba sai mainitud Kosmikuid. Meil järgmise päeva alustab diskreetse Mango trio, mis mängib pigem niisugust indie-folki. Siis meil on seesama Threshold, kes on pigem nagu progerocki sõpradele.
ja siis loomulikult katame me ka selle üldise ekstreemmetali ala kindlasti ära. See on samas jah üks meie festivali eesmärke. Räägi ka sellest, see on juba 14. Hard Rock laager ja paistab, et see läheb aina suuremaks, paremaks, võimsamaks ja see ei kao mitte kuskile, et kui siin mõningad festivalid on nii-öelda hääbunud ja on hädas selle publikuga, et ei ole nii palju, kui tahaks, siis mis võiks olla selle festivali selline, miks see püsib ja läheb aina paremaks? Ma arvan, et ma just nagu rääkisin sellest, et see oli see eelmine vastus, et me keskendume, me oleme nagu puhta liini ajajad. Me teame, mida me teame, kellele me teeme. Me selles suhtes, loomulikult me natukene eksperimenteerime, me natukene vaatame vahelduseks teistsuguseid bände, me püüame selle nii-öelda metalli ja rocki ampluaa võimalikult laiaks tõmmata, aga me siiski jääme selliseks festivaliks ja see publik, kes siin on, nad teavad, et siia tulles igal suvel nad saavad ka näha selliseid bände nagu seesama Caliban, seesama Naal Natrak, mida Eestis, ma ei tea, väga paljud festivalid ilmselt peale ei võtaks. Et see on ikkagi teatud määral nišimuusika, aga selle nišimuusika kuulajaskond on piisavalt lai, et publik on ju see, mis festivali üleval hoiab ja nad on teinud seda juba aastaid. Aga edu siis sulle kui korraldajale ja korraldustiimile ja meie jääme Elu24-ga siis festivali melu nautima.